Tere! Täna lähme koos Eerikuga püüdma mudilat. Praegult oleme siin linnahalli kõrval, aga plaanime minna siis Porto Franco tagaalevasse sadamasse. Martini poolt on meil kaasas sellised mõnusad 6 meetri pikkused õnged ja vaatame, kuidas meil läheb. Oleme jõudnud siia sadamasse, paneme omal õnged kokku, kõik vajalik on meil siin seljakotis kaasas, Kinetiku matkakott, see on geniaalne asi, kui sa tuled siia hai äärde, teed selle tooli lahti, saad siin mõnusasti istuda, püüda, super ja mis on kõige olulisem, kõik vajalikud asjad saad sa sellega endaga kaasa võtta. Ja mis meil siin on? Meil on siin õngerakendused ja mis on kõige olulisem, meil on võileib ja kohvi. Ussid on ka muidugi. See on see teine kõige olulisem nats. No nii, mis meil siin on? Meil on ussid, meil on Mistrali õngerakendus ja õng. Ja nüüd hakkamegi seda kokku panema, kes on väga lihtne selles mõttes, et kirutame oma teiba kenasti välja. See on sükene tead kaadrisse see värk nüüd ära ei mahu, aga mul on vaja saada nüüd siia otsa juurde. Nii. No jah, tegid sidumise ajaks ei oleks pidanud seda lahti tegema, aga kui oled sündinud kilplane, siis sa teed. No näete, nüüd on meil selline pisikene volks, nüüd me saame ussi otsa ajada. Oi, kui ilus. Mämmem. Nii. Pomps on nii väikene, mis sest, et mul peenikesed sõrmed on nagu võt. Nii. Järgi pange tähele. No Eerik, räägi, kuidas muljed on? No, kui kala kätte saab, siis saab trammiga kohe Rimi poole panna, et saab äkki maha müüa hea hinnaga. Kuule, ma tahaks küll mudilat kuskilt Rimi külmaletist osta. Ja, hetkel veel näkanud ei ole. No, anname minna. Kuidas sulle see tool meeldib? Väga mugav. On, jah? Oo jaa. No see ikka peab olema ühel õigel kalamehel. On mul õigus? Tõsid on. Mis sa muidu teed? Seisad? Ei, seda ei saa. Seda ei saa. Ei täna nõkku. Üldse ei nõkku. Oleme vast mingisugune paar tundi siin olnud ja midagi kätte pole saanud. Vesi tundub üsna sügav olevat, et siin ma ei tea, mul on tunne, et see võib üle 5
5 meetrised olla. Ma ei tea, noh, väidetavalt peaks 3-4 olema, aga ma ei suuda selle aru saada, et kas see uss nüüd puudutab põhja või ei puuduta. Selle latiga see 6 meetrit, sellega ma põhja ära mitte puudutama. Muidugi see kaiserv siin on ka äkki natukene alla 2 meetrit, midagi sellist. Eks tõenäoliselt on asi ikkagi oskustes ja kogemuses, aga ma arvan, et igati tore hommik on olnud selles mõttes, et enne tööpäeva natukene varem üles ärgata, tulla, veits leotada ussi, mega tore. Ja noh, muidugi kui midagi kätte ka saab, siis see on ju boonus. Siis saab õhtul võises kala praadida. Juures see mudil pidi päris hea kala olema. Ma pole ise teda kunagi söönud, aga Martin ütles, et panen lihtsalt põiga panni peale ja nagu koha. Ja nagu nokki.